kes ei ole karjamehe, kelle lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju algamine ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunneb mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lammaid, kes ei ole sellest tarast leidki, ma pean juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karja. See on püha evangeelium. Jeesus Kristus on üles tõusnud ja surma ära võitnud ja on saanud meile heaks karjaseks, kes tahab inimesele anda õige elusuuna. Me võiksime muidugi küsida 21. sajandil, kas moodsa lääne ühiskonna inimene üldse vajab enam karjast või elujuhti, sest tänapäeval vähemalt mõnikord näib nõnda, on elu ja olemasolemise keskmes mina ise. Kas ma siis ise ei suuda oma elu juhtida? Kas ma siis ise ei suuda otsustada, kuhu minna ja mida teha? Kas ma siis ise ei tea, milline on minu elu mõte, kust leida ideid, jõudu, enesekindlust, et oma elu ülesannet ise teostada ja lõppeesmärgide viia? See, et keegi teine meid juhib, oleks nagu nõrkuse märk. Aga vaikseks jäädes, ausaks jäädes on tõsi ka see, et ei ole inimest, keda ei juhitaks väljastpoolt. Meil juhib ju ühel või teisel viisil massimeedia, sotsiaalmeedia, üldsuse või enamuse arvamus, poliitikud ja suunamudijad, erinevad moemuud ja nii edasi. Ja ka tänapäeva reklaamides nii sageli kuuldud lause saa iseendaks, ole sina ise. Enamasti tegelikkuses siiski tähendab, et saa selliseks, nagu meie sulle ütleme ja tee seda, millise suuna meie sulle anname, sest see on meile kasulik, nõnda saame teenida, nõnda saame ühiskonda suunata ja kujundada nii, nagu meile sobib. Niisiis vajab inimene karjast ja teenäitajat. See on kahtlemata kusagil või milleski ka minu ja sinu jaoks olemas. Pigem on küsimus vaid selles, et kes siis on meie elu suuna näitab või millised jõud, millised ideed, millised rütmid või energiad, mille järel seame meie oma sammud elus ja kelle jälgedes või kelle järel me liigume ja teostame oma elurännakut. Kui läheme nüüd Jeesuse räägitud Johannese evangeeliumi teksti juurde, siis mis võis Jeesuse kuulajatele meenuda või seostada, kui Jeesus rääkis lammastest ja karjasest ja pealegi heast karjasest? Jeesuse päevil oli lammaste karjatamine midagi väga tavapärast, argipäevast. See oli argipäevane nähtus. Ja juba seal räägiti kindlasti headest ja halbadest karjastest. Hea karjane tegi kõik endast oleneva,
et lambad oleksid söönud ja joonud, ohtude eest hoitud. Noor Taavet, hilisem Iisraeli kuningas, rääkis sellest, kuidas ta oma isa lammaste ja kitsede karjasena võitles lõvi ja karuga, et päästa nende nõukogude vahelt lammast, kes oli langenud kiskja saagiks. Hea karjane oli niisiis valmis võitlema oma lammaste ellujäämise nimel. Ta oli julge ja kindlameelne. Ja siin ilmneb ka erinevus selle vahel, millised karjased olid kunagi Eestimaal, Maarjamaal. Need olid pigem väikesed väed lapsed. Hiljaaegu kusagil kuulsin, et keegi oli juba 5-aastase lapsena käinud karjas. Ei suuda küll meie pere Marta-Liisat, kes saabki nüüd maikuus 5-aastaseks, ette kujutada siis karjasena, aga ju see siis on meie rahva minevikus sellisena olnud. Aga Iisraelis pidi karjane olema julge ja tugev ja kindlameelne noor mees, kes on valmis võitlema erinevate ohtudega, kes on valmis otsima kaduma läinud looma, olema raskete ilmastikuolude käes, otsima vägisel ja keerulisel ohtlikul maastikul kaduma läinud või nagu kuulsime, kiskjate saagiks langenud looma. Kuid Jeesuse aegsele vagale juhile oli lammaste ja karjase pilt siiski midagi enamat kui lihtsalt killuke argipäeva töödest ja tegemistest. Juudid teadsid, et ka pühakirjas nimetatakse maa ja taeva loojat Jumalat inimese karjaseks, kes valvab ja peab hoolt oma karja Jumala rahva üle. Selline kõige kuulsam pühakirja tekst ilmselt on Psalm 23, mida iga vaga juut ju teadis, oli kuulnud ja õppinud, teadis seda peast, mis algab meilegi teada ja tuntud sõnadega. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind ebama, hingamisveele saadab ta mind, ta kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Issand on mu karjane. Prohvet Jesaja raamatus öeldakse Jumala kohta, otse kui karjane hoiata oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lammu. Vanas testamendis nimetab Jumal ka iseennast heaks karjaseks, nii nagu hiljem Jeesus, Jumala poeg. Me kuulsime ennist prohvet Esekieli raamatust sõnu, kus öeldakse, sest nõnda ütleb Issand, vaata, ma ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laiali hinnatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan nad kõigist paigust, kuhu nad on illutatud ilmisel ja pimedal päeval. Ja kui nüüd Jeesus nimetas ennast heaks karjaseks, siis võib arvata, et tollaste kuulajate kõrvus see tõenäoliselt kõlas just
pärases mõttes. Need kuulajad said aru, et Jeesus ei räägi lihtsalt tavapärasest karjakasvatusest, vaid millestki palju enamast. Jah, Jeesus võis endast kui karjusest rääkida ka poliitilises või sellises kultuslikus võtmes, sest ka Iisraeli valitsejaid ja kuningaid ja ülempreestreid võidi nimetada rahva karjusteks. Aga Jeesuse sõnade iseloomust nähtub, et ta ei räägi siin mitte kui inimene, vaid kui Jumal, kellel on karjase meelevald elu ja surma üle. Tänase evangeeliumi teksti 17. ja 18. salmis ütleb Jeesus: Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle olen ma saanud oma Isalt. Ei ole imestada, et mõned juhid, kes neid sõnu seal kuulsid, ütlesid Jeesuse kohta: temas on kuri vaim ja ta jaksab. Mis te teda kuulate? Jeesus rääkis, et räägib Jumal. Sest milline inimene, olgu ta pealegi ülempreester või valitseja, saaks õigusega rääkida elust ja surmast nii, nagu rääkis Jeesus. Sest kes meist võiks öelda, minul on meelevald oma elu jätta ja minul on meelevald seda taas võtta. Niisugused sõnad ei ole ühegi inimese võimuses. Neid saab rääkida vaid Jumal ja Jeesus on Jumal ja ka inimene ühes isikus, ta on tõepoolest Jumal poeg. Aga milles siis seisneb Jeesuse kui hea karjase olemus? Jeesus ütleb: mina olen hea karjane annab oma elu lammaste eest. Hea karjane läheb oma armastuses lõppu. Ta annab elu oma lammaste eest. Selle vastaseks on vastandiks on valgaline, kes ohtu märgates õgeleb ja jätab karja maha. Sest ta ei armasta lambaid ega mõtle niivõrd oma lammastele, kuivõrd sellele, mida ta oma töö eest ei saa. Aga Jeesus hea karjasena ei ole selline. Ta ei jäta lambaid maha, vaid jääb nende juurde elus ja surmas. Piiblis on korduvalt öeldud, et Jumal ei jäta oma rahvast maha. Nii näiteks 1. Samueli raamatus 12. peatükis öeldakse: Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast, vaid Issand on otsustanud teha neid enese rahvaks. Milline tähendus võiks olla meie jaoks selle teadmisel ja usul, et meil on karjane, kes läheb meie ees surma, kes jätab oma elu meie ees. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Ja tõesti, kui keegi on valmis minema surma meie eest ja on läinudki surma, siis kas saab olla veel mingisugustki kahtlust või kahtluse varju, kas see inimene armastas meid ja kas tema südame kuulus meile, siis ei ole enam kohta kahtlusele. Ja nõnda võime ka meie oma Jumala peale vaadata kui Jumala peale, kes on meid igavese armastusega armastanud, kes on oma elu andnud, et meie võiksime elada
oma elu lammaste eest, kui ta laseb ennast ära tappa, siis on nagu kari ikkagi ilma kaitseta, sest karja on nagu surnud. Selline loogika kehtib aga täna või tavapärases ja kaduvas maailmas, sest surm tõepoolest eraldab meid inimestest ja maailmast. Me teame aga, et Jeesuse ohvrisurm risti puhul ei eraldanud Jeesust oma jüngritest ja kogudusest ja karjast. Vastupidi, just armastusest loodud ohvrisurm sai ülestõusmise läbi sidemeks, mis ühendab jüngrid ja kogu Jumala rahva oma ülemkarjasel Jeesuse Kristusel. Enne suurt reedet ütles Jeesus jüngritele Johannese evangeeliumi 14. peatükis: ma ei jäta neid orjadeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Head sõbrad, Jeesus kui hea karjane on oma ustavuse ja armastusega inspireerinud ka ristirahvast läbi erinevate aegade. Ta on innustanud eriliselt ka koguduse vaimulikke ja karjaseid, ka rasketel aegadel jääma oma koguduse ja karja. 17. mail on Eesti katoliku kiriku ajaloos erakordne päev. Siis leiab aset kunagise peapiiskop Heidor Rovvitlichi õndsaks kuulutamine. Heidor Rovvitlich elas aastatel 1890 kuni 1942 ja umbes 10 viimast aastat oma elust elas ta Eestimaal, oli siinsete katoliiklaste ülemkarjaseks. Ja kui 1939. aastal algas Teine maailmasõda ja sakslased lahkusid massiliselt Maarjamaalt, siis loomulikult Heidor Rovvitlichile, kes oli samuti päritolult sakslane, anti korduvalt märku lahkuda. Aga Heidor Rovvitlich ei läinud. Ta oli küll kahe vahel, ootas ka paavstilt märguannet ja saigi viimaks selle 1940. aastal, aga otsustas siiski jääda Eestisse, jääda oma koguduse ja karja ja kristlaskonna juurde. Ja temalt on säilunud viimane kiri, mille ta saatis Saksamaale oma lähedastele. Need read on kirjutatud 8. veebruaril 1941. aastal ja siin ütleb ta: olgugi, et tulevik inimlikust seisukohast võttes niisiis just meeldiv ei ole, tegin siiski otsuse siia jääda. On ju ka õigem, et karjane jääb karja juurde ning koos temaga õnne ja õnnetust jagada. Ja ma pean ütlema, et kui see otsus ka minul mõned nädalad ettevalmistust nõudis, ei teinud ma seda suur hirmu ja kartuse, vaid koguni suure rõõmu. Heidor Rovvitlich võeti 1941. aasta juunis kinni Nõukogude võimu poolt, saadeti Venemaale ja ta suri seal märtrina 1942. aasta veebruaris. Ja täna on, nagu ütlesin, ees seismas tema õndsaks
kuulutamine 17. mail, see on esimene aste, et inimesest võiks saada pühak, siis katoliku kiriku kaanonite kohaselt. Head sõbrad, Jeesus Kristus kui hea karjane astub meie ees ja meie eel. Kas tema ustavus, ohvrimeelsus ja kannatlikkus võiks olla inspireerivaks jõuks ka meie jaoks? Kas Jeesus on ka meie elu suunanäitaja? Või on ta lihtsalt keegi, kelle me mõned korrad aastas oma elus üles otsime ja siis jälle astume oma teed ise oma teed juhtides? Või oleme valmis andma kogu oma elu heale karjasele, kes ainsana meid igavese elu teel viib oma taevase isa juurde, meie taevasele kodumaale? See tee, millel Jeesus astub, ei ole maailma silmis alati ilus tee või õnnelikuks kiidetud tee. Sellel teel nii mõnigi kord ka meie peame kandma risti ja viletsust, selle maailma naeru ja pilget ja kannatust. Aga head sõbrad, ainult see tee viib läbi selle mööduva ja kaduva maailma igavesse elu. Ainult sellel teel käies me võime jõuda oma elu eesmärgi. Issand, õnnistagu sellel teel käimist, olgu Jeesus kui hea karjane juht meid saatmas ja viimas meie teekonna. Ja meie tunnistame nüüd oma püha ristiusku üheskoos nõnda. Mina usun Jumalasse,